Tervist! Täna ajame raamaturiiuli ääres juttu kirjanik Ilmar Trulliga. Ilmar Trull on sündinud 1957. aastal ja õppinud Tallinna 7. keskkoolis, nüüdne Inglise kolledž, ja hiljem Tartu Ülikoolis inglise keelt. Ilmar Trulli luuletused ilmuvad Tähekeses, Heas lapses ja Eesti Ekspressis ning iga paari aasta tagant paneb ta oma parematest luuletustest kokku teose, kus on ka tema enda joonistatud pildid. Tema värsikogumikud on lõbusad luuletused, iseloomuga loom, musta kassi mumba, järvevaht ja joogivesi, jõulusalmik, hiirepidu, kaelkirjake tähed, väike viisakas kärbes, tuvi jalutab, rähni ravi, jänese valitud palitud, mannekeeni talu, metsa toodi kuuseke ning pori kärbes ja tori hobu, millest loeme ka täna värsse. Tere! Tere! Mul on siin mõned küsimused, mida teilt küsida, mida ehk vaatajad teada tahaksid. Millal avastasite endas luuletaja ande? Päris hilja vist. Või teagi täpselt. Kooli ajal sai nalja küll tehtud, aga siis ma sellele ei mõelnud. No lihtsalt sai mõned naljaread kirjutatud. Aga luuletamine hakkas mulle korraga meeldima kuskil peale keskkooli lõppu, ma ütlesin 19 aastat vana. Järsku hopsti. Siis ma proovisin, kas tuleb välja, ja siis tundus, et natuke tuli ja siis ma olin rahul ja siis ma jätsin järgi. Kuidagi nii see käis. Aga kuidas luuletused teile siis ilmuma hakkasid või praegugi ilmuvad? Kas piltidena või on riimid või on kohe kogu luuletus valmis või? See on erinev. Kui ma tollal kirjutasin, no riimis nad peaksid olema, ma vist vaba värssi ei tee. Ja kui ma praegu lasteluuletusi teen, siis ma teengi ainult riimi põhjal. Ma ei olegi sõnastanud nii, et ma tahan kangesti kellelegi midagi õpetada või maailm peaks teada saama, et mul midagi vägev sõnum, mul ei ole vägevat sõnum. Ma rohkem vaatan just selle eesti keele riimide peale, kas ma saan nendega midagi pihta hakata. Mingi sõnamäng, riim ja kas sellest siis koorub ja areneb midagi. Siis kas tuleb luuletus või ei tule. Mitte, et mul on mingi konkreetne siukene poliitiline või religioosne või tont teab, mis sõnum ja nüüd ma pean selle inimkonnale ära ütlema. Ei, ma ei pea mitte midagi inimkonnale ütlema. Aga kui riimidest midagi välja koorub ja ma ütlen, et hüva, siin nagu on ja seda ei häbene, võib avaldada küll. Vaat niimoodi nad praegu enamasti tekivad, need lasteluuletused. Takkajärge tarkusega vaatan, kui riimidesse ja sõnamängudest tuleb midagi, mis ei ole liiga totter, no väga totter ei tohi, üldse ei tohi totter olla, mis ei ole totter ja mis sünnis ja mis kõlbab ja mis on minu meelest täitsa korralik luuletus, vaat siis ma ta avaldan, aga alati see mul ei õnnestu, ma kohe seletan ka, ma praegu kirjutan neid päris palju, kuna ma olen 24 aastat kirjutanud igasse Jumala Ekspressi numbrisse ühe lasteluuletuse. Ja kui sa sellises tempos neid teed, siis sa ei saa küll kuidagi teha nii, et iga üks on nüüd õnnestunud. Ei ole. Palju jama on sinna merre poolele. Jah, see on küll tõsi. Aga mida te soovitakse noortele, kes tahaksid samuti luuletama hakata või kas on üldse mingi võimalus või mingid soovitus või nippe, mida anda noortele, kuidas vaimukalt ja originaalselt ennast väljendada? Väga ei ole, kui tahad, siis teed, eks juba see, et kes see keelab, anna aga tuld, aga et luuletus, need võivad on väga mitut sorti olla. Jumal, kui noor inimene armulõõmas kirjutab luuletusi ja midagi hoopis muud, mis nõu ma talle annan. Ja oleneb, mis ta sellest saada tahab sellest luuletusest. Ja mina teen näiteks konkreetselt ju lasteluuletusi, eks. Lasteluuletused ja ilmuvad lehes ja siis panen raamatutesse, mis kõlbavad paremikku. Kui selliseid teha, ma oskan ainult öelda, kuidas mina teen sõnamängu peal ja nii ma teengi. Aga võib ju teha hoopis teistmoodi. Ma ei anna mingit nõu. Inimene kirjutab tunnetest ja vaba värssi ja mis nõu mina annan, mitte mingit. Anna aga tulla tee nagu oskad, mis mina ei oska. Aga need raamatud, mis kokku panete paremikest, kuidas te neid koostate? Et kas lihtsalt valite lemmikud välja, panete kokku või on mingisugune soov, et tekiks mingisugune ühtne tervik?
Nendega on nii jah, et ühtne tervik mingis mõttes tekib, aga mitte, see ei ole eesmärk. Ma olen neid raamatuid kokku pannud, neid ikka on, vist 10 või nii. Aga ma olen neid pannud niimoodi kokku, et need kõik on kunagi lehes ilmunud luuletused. Siis ma sealt varasemast kihistisest minevikust hakkan pihta vanematest võtama. Kui praeguses raamatus, kui ma raamatu ilmutan, siis siin ei ole ühtegi sellist luuletust, mis oleks ilmunud käesoleva aastal või eelmine aasta või 2-3 aastat tagasi. Kõik on 5, 10, 15 aastat tagasi ilmunud luuletus. Ja siis ma sealt neid korjan, vaatan, mis on paremad muidugi, sorteerin. Ajapikku peavad settima ka, et ise saad aru, mis on jama ja kui hiljem üle loed, siis saab paremini aru, et mõni läheb täitsa tühi käigul. Reim jookseb küll ja sõna kõlks ka, aga mingit erist luuleväärtust tal ei ole. Ja seda ma raamatusse ei pane ja siis ma neid vanematest nagu siis sõelun välja, mis kõlbab ja siis need parematest panen kokku. Aga mis seal võiks olla on see, et mingi teatud aastaring on neil kõigil. Et kuidagi algab nii, et alguses nagu kevade luuletused, siis suve, sügis ja raamatu õppus on alati mingi jõulu või talve teema. Mingi aastaring neis on. See on selline asi, mis nendes on, aga muidu nad ei ole kuidagi temaatiliselt niimoodi. Ja ma just hindangi seda, et raamat on täis väga erinevaid luuletusi. Kõik on eri ooperitest enam-vähem. Mõned satuvad sarnaselt kokku muidugi, nii stiili pärast. Aga mitte kogu raamat, vaid mõni, 2-3 luuletust. Eks. Aga need illustratsioonid, mis nendes raamatutes on, väga toredad. Kas on niimoodi, et tuleb luuletus ja siis te selle järgi illustreerite või mõnikord ka pilt enne ja siis tuleb luuletus? Alati tuleb pärast pilt, sest et ega ma pilti ei tahagi teha. Pilti ma teen sellepärast, et see on lehes ilmub. Lehes nad ütlesid, et hea on, kui pilt on juures ja siis aga kui sa ise teed kiiresti algusaegadel eriti, et täna õhtuks on vaja luuletus lauale, et siis kus see kunstniku ära selja taga siis ootab, eks ju, hakkab see venema. Teed ise valmis, aga mina olen sellepärast valmis, et ma olen kunagi karikatuuri teinud, vaikselt niimoodi, et midagi tuleb ikka välja. Ma ise nende piltidega üldse rahul ei ole, aga nad on nagu väiksed karikatuurid selle luuletuse juures. Mõni on parem, aga suuremas on kehva ja puht põhimõtteliselt ma ei pea seda heaks, et seal need minu pildid ilmuvad. Kuigi kergelt edev ka, mõni tuleb hästi välja, siis on rahul. Aga luuletuse juures ei peaks seda pilti olema, et see pilt peaks nagu lugejale endal tekkima. Muidu ma panen pildi juurde, eks. Eriti kahju on siis, kui on kehv pilt. Ma olen hea luuletuse ära rikkunud. Ja teiseks laps loeb ja tal assotsieerub see luuletus selle pildiga, eks. Ta vaatabki. Tema mälus see nagu jääbki. Kurat, kui see pilt on kehva, siis on kahju. Sest ma ei ole nii prof pilditegija. Mõnikord tuleb hästi välja, siis ma ei poris. Aga üldiselt see on enesekriitika. Pildimaailmaga väga rahul ei ole, aga nad ei ole nii viletsed, et ma nüüd ütleks, et ei või ilmuda. Võivad küll ilmuda, aga ei ole tugevam külg. Sõna on tähtsam. Seda pidi. Ma ei saa öelda, et kas mõni on temaatiline ja ma ei saa öelda, kas mõni neist raamatutest, mis mul ilmunud on parem kui teised. Sest et minu meelest nad ei ole kõik nagu ühtemoodi selles mõttes. Ma olen tagantpoolt neid paremaid luuletusi võtnud ja siia kogusse pannud, aga ma ei saa öelda, et üks kogu oleks parem kui teine. Minu jaoks nad on enam-vähem võrdse väärtusega kõik. Väga palju kehva luuletust ma pole lihtsalt siia sisse pannud, aga et mõni kogu oleks parem kui näiteks, et see oleks parem kui eelmine või üle-eelmine, et seda ma ei saa öelda. Nii palju tahtsingi targutada sinna juurde.